1. märtsil toimus Ritsu spordibaasis esmakordselt jalgpalliturniir Tõrva Helme Cup. Võistlustules oli nii kohalikke meeskondi ega kaugemalt turniireid. Miks korraldasite just sellise turniiri ja miks Ritsu spordibaasis? Turniir sellepärast, et viimane turniir, ma arvan, oli siin mingi 6-7 aastat tagasi, et pole senimaani olnud seda, et oli tagumine aeg uus turniir teha. Miks spordisaal? Sellepärast, et siia on kõige rohkem rahvast. Lisaks on see, et kuna see on rändkarikas, nii-öelda esimene meestele on selline proovikivi, et kindlasti sügise poole hakkame ka väikestele turniiri korraldama, et väiksed saaks ka selliste jalgpallirõõmu kätte ja natukene sellist rohkem jalgpallil Tõrvalinnas Helme vallas populariseerida, et see on esimene selline proovikivi muidu. Kui kaua olete üldse jalgpalli mänginud? Jalgpalliga ma alustan algklassides, ma arvan, et mingi 13 aastat ikka olen mänginud. Ja miks te seda teete, et mida te jalgpallist saate? Jalgpall on meelelahutus, saad sõpradega kokku iga nädal mängite, keda muidu võib-olla nii tihti ei näe, see on tore. No, see on niisugune huvitav küsimus, et seda on kohe imelik küsida teie poolt, aga jalgpall on mõnus, tore mäng, et siin saab välja elada ennast ja kõike sugu asju, et on tore mäng. Ma ei oskagi öelda, seda peab ise mängima, et seda tunda. Korralduse koha pealt, et ei ole näinud väga nii kõrgel tasemel korraldust, et on selline vahepalad muusika näol, väga hästi läbi mõeldud, kõik ajakavad, sama see videodesse võtmine, fotod, kõik, et mis siit pärast hiljem nagu see mängija saab, et see on kõige väärtuslikum. Korraldajad Marek Vister ja Heigo Kosamets loodavad, et huvilisi jagub ning et Tõrva Helme Cup saab traditsiooniliseks turniiriks piirkonnas. Tuline finaal lõppes penaltiseeriaga, milles Pärnu jalgpalliklubi FC Suus kalistas Tarvastu meeskonna.